No nii, tere! Maiko siin. Võib-olla olete tähele pannud, et ma siin olen hullult neid mingeid videosid postitanud. Mõned inimesed on saanud mult meile mitu nädalat jutti ja see on siis see, et millest ma olen tegelikult päris palju rääkinud, et siis internetiettevõtlus. Et meil kõikidel inimestel on oma teadmised, oskused ja huvid, mida me saame tegelikult teistele pakkuda. Olenemata sellest, et tehisintellekt on täna olemas. Et õppimise ja õpetamise, juhendamise, nõustamise, konsultatsiooni, äri, loomemajanduses ei kustu mitte kunagi. Aga ühel hetkel, kui inimene sellele läheb, nii-öelda ostab selle unistuse, et siis ta avastab ühel hetkel, et kas ta ehitab nüüd vabadust või siis ta ehitab endale digitaalset vanglat. Ja täna ma siis tahangi nagu ülevaatlikult oma 8-aastase rännaku süsteemide rägastikust teile nagu ette anda. Kirjutasin blogipostituse ka selle kohta ja osad inimesed said uudiskirja. Nii et meile müüakse seda unistust, mida mina ise ka nende eelnevate videodega põhimõtteliselt müün või pakun või nagu edasi annan, veenan, mõjutan. On ju, olengi täitsa aus ka kõige selle suhtes. Ma ise olen ostnud, ma ise olen nagu aktsepteerinud, et see on võimalik, sest ma tahan seda, mulle meeldib see. See on huvitav, see on loov. Ma saan rakendada oma loovust ja kui ma saan rakendada oma loovust, siis ma tunnen ennast hästi. Ja see unistus on siis selline, et loo online kursus või e-raamat, mida iganes, on ju, midagi digitaalne toode, tarkvara, seadista siis erinevad automatsioonid, pane omavahel rääkima ja siis naudi vabadust. Sul on automatiseeritud müügimees, kes 24/7 töötab, sa ei pea talle palka maksma ega midagi ja katšing, plekid kukuvad, on ju. Selline on see loosung, aga keegi ei räägi sellest, et mis siis juhtub, kui sa päriselt nii-öelda kapoti alla vaatad. Ja ma olen siis viimased 8 aastat veetnud selles digitaalses džunglis. Ma olen katsetanud kõike, alates siis hiiglaslikest, hästi kallitest platvormidest, näiteks nagu Kajabi, näiteks nagu ClickFunnels, Samcart. Ma tean, et meil on siin mikroäri ja nullist turunduskooli mees Sven Nuum, kes kasutab Kartrat, on ju. Ja et sa näed neid asju, kui sa oled selle maailma sees. Hästi paljud kasutavad WordPressi, see on tasuta, paned muudkui mingid plokid üksteise peale, aga siis avastad, et sul ei ole emaili turunduseks reaalselt nagu vajalikku platvormi ja siis pead jälle hakkama otsima ja siis pead otsima ja leidma lahendused, kuidas neid segada. Et mina sain ruttu aru, ma ei tea kuidas, aga ma sain aru, et ongi sellised platvormid nagu ClickFunnels, Kajabi, Samcart, Heights platvorm, Thinkific, Kartra, blablabla, neid on hästi palju. Aga nad on kallid. Nad on kallid sellistele pisikestele riikidele näiteks nagu Eesti. Sest klientuur on väike, turg on väike ja peab olema hästi nagu kaval. Ja kuna see on väike, et siis peab vähemalt igasugused kulud seoses online ettevõtluse või sellise ettevõtlusega viima võimalikult nagu väikeseks. Ja kui võimalik, siis isegi tasuta, selles suhtes WordPress on ju huvitav, aga jälle ma räägingi, et lõpuks pead hakkama seal mingeid asju kokku toppima. Nii et ma olen otsinud siis selgust koodid ridade vahelt ja olen siis käinud reaalselt ka päris Amazonase džunglis, on ju, et leida seda selgust, kuidas ja mida edasi. Ja ma siis jõudsingi ühe valusa, kuid vabastava tõdemuseni ja see on siis see, et keerukus, meile meeldib asju keerulisemaks teha, meile meeldib üle mõelda. Ja see on tegelikult edasilükkamise vorm, me nagu ise takistame iseenda edu. Ja et nagu mina olen meister selles, ma olen nii palju vigu teinud nende aastate jooksul, et ma tean, millest ma räägin. Ja ma olen oma videodes maininud sellist tüüpi ka nagu Sisyphos. See on see mütoloogiline tegelane, kes jumalate käest karistada sai. Ja et mingis mõttes see online ettevõtlus, kui sa ei tea seda, mida sa ei tea ja sa oled hästi naiivne, et siis sa langed sellesse lõksu, et sa lükkad seda 200 eurosse kuumaksega kivi ülesse mäge ja jumalad karistasid teda sellega, et ta pidi
pidigi veeretama hiiglaslikku kivirähmakat mäe, et näha, kuidas sealt siis vahetult enne tippu uuesti alla jooksub ja niimoodi igavesti, sellepärast et ta kuritarvitas mingil moel inimesi, ma ei mäleta täpselt seda lugu, aga see on nii hea selline allegooriline näide sellest. Ja online ettevõtluses siis paljud meist tänapäeval just needsamad Sisyphus, et sa valid on ju mingi kalli platvormi või odava, oled kooner, soovid nii-öelda targasti, oma arust targasti, nagu mina olen teinud, hästi tark. Ja et kõik nii-öelda suured tegijad kasutavad seda erinevaid platvorme, nad on head turundajad ja siis nad oskavadki meile nii-öelda pähe määrida, on ju. Ja niimoodi me siis veedamegi nädalaid seadistades, maksame 150 kuni 200 eurot kuus ja just siis, kui sa tunned, et nüüd on nagu valmis, siis selgub, et sul on veel vaja ühte lisatöörüüsta ja siis, et a la meilid reaalselt nagu kohale jõuaksid. Ja siis kivi veereb jälle mäest alla. Ja sa oled väsinud. Sees on tühjus. Kibestumus tõuseb, on ju. Ja siis su loovus, see on ammu reaalselt peitunud nagu hirmu taha. Et tehnika jookseb jälle kokku. Igal juhul minu see skorpioni ausus ja ühtlasi teisipidi siis vähitõusumärk on mul, et see on selline hoidvus, isalik, emalik armastus on ju. Minu loomuses on näha läbi erinevate fassaadide, ma olen siis oma teekollal uurinud, on ju, psühholoogiat ja okultismi, on ju, kõik minu publik nagu teab seda. Ja ma olen püüdnud nagu mõista, miks me teeme asju, mis meid tegelikult ei teeni. Ja ma nägin siis läbi ka turunduslikest läikivatest nii-öelda objektidest. Et sa ei vaja 200 eurost kuumaksu, et jagada oma kingitust, oma andeid, oma lugu, oma teadmiseid maailmaga. Ja lahenduseks ma leidsingi siis Süsteem.io platvormi. Videokirjelduses on erinevad lingid, mida sa saad uurida, iseseisvalt uurida ja ma ei ole pettur. Ma ei ole varas, ei pea põdema, et kui mina soovitan mingit linki, et siis ma koorin kuskilt raha või olen mingi häkker, ei ole. Ma olen Maiko Johanson, kes on 8 aastat siin YouTube'is rääkinud, mis siis, et ma vahepeal 6 kuuks ära kadunud just sellepärast, et ma teen neid vigasid, ma julgen teha neid vigasid, ma julgen eksida. Ma saan aru, et 44-aastane ma olen alles laps. Mul on terve elu ees, et kui ma tahan, ma võin fucking miljardäriks saada. Nagu, mul on terve elu ees, ma võin teha mida iganes ma tahan. Ma ei pea olema masenduses, ma ei pea olema sitakott, nagu ma võin reaalselt minna ja teha. Ja mitte kellegi käest ei pea luba küsima, kellegi käest ei pea vabandust ka paluma. Et 1 aasta ma räägin okultismist ja siis teine aasta ma räägin online ettevõtlust ja need inimesed, kes on okultismist kinni, siis need vihkavad mind sellepärast, et ma räägin online ettevõtlusest ja vastupidi nagu. Et Süsteem.io platvorm ei ole reaalselt siis lihtsalt järjekordne tarkvara. See on reaalselt minu jaoks isiklikult viis siis, kuidas eemaldada tehnoloogiline hõõrdumine looja ja lugeja vahel. On ju? See on taskukohane, see on loogiline ja see on kõik ühes online ettevõtluse platvorm ja see on nagu päriselt, ei ole mingisugune, et näiteks nagu ClickFunnels ja Kajabi, tule tasuta, see on see sisseastumiseks saad 30 päeva tasuta katsetada või 14-päevane rahagarantii või mis iganes, see on lihtsalt turundus, veenmise, manipuleerimise süsteem. Aga Süsteem.io reaalselt ongi tasuta. Võta, tee lehekülg lahti, videokirjelduses on link Süsteem.io. Mul on muidugi koolitus ka tehtud, sellest ma räägin natuke hiljem. Nagu point on see, et ei pea kasutama mingit WordPressi, kuigi ma saan aru, et see on nagu mugav, sest paljud inimesed on seda kasutanud, eriti inimesed, kes tegelevad nagu online ettevõtlusega ühel või teisel poel. Sest meil on ju siin veebimajutus ja veebikool ja aga jälle ma ei tee maha. Ma jumala pärast ma ei tee maha, ärge saage valesti aru. Ma olen lihtsalt imestunud, et inimesed ei ole veel avastanud või et õpetatakse neid aegund asju. Kui reaalselt on olemas selline asi nagu Süsteem.io platvorm, mil saad tasuta alustada kuni 2000 kontaktini.
Teate, kui raske on 2000 kontakti kokku saada enda emaili listi siin Eestis? See on päris keeruline ja System.io platvorm lubab tasuta seda teha. Saad luua võid oma kodulehekülje, oma blogi, oma reaalsed müügitunnelid erinevate maandumisradadega. Igasugune selline oluline raamatupidamine, kõik on ühel platvormil, emaili turundus, võimekus, kampaaniate loomine, automatiseerimine, uudiskirjade loomine, automatiseerimine. Nagu selline asi nagu enda ettevõtte automatiseerimine on täiesti olemas, see ei ole mingi skäm, see ei ole mingi pettus, vaid päris asi. Ja et seda on hästi keeruliselt võimalik teha või seda on hästi lihtsalt teha võimalik. Ja lihtsam on see siis, kui sa võtad ühe platvormi, see ongi nagu auto, kus on kõik asjad ühendatud. Perse soe, selg soe, peeglid, aknad, klaasid, tuled, kõik jutud. Spoileri ringid, tuled ja viled, kõik on ühes kohas nagu. Ja et isegi sellised tegijad nagu Irene Kaljuste, ma ei tea, kas te teate Irene Kaljust, et ta pakub rännaku meetodit. Et ta siis minu soovitusel, mina kasutasin Kajaabit ja tema kasutas Kajaabit ja siis me sattusime suhtlema sellel teemal. Ja siis ma ühel hetkel nagu oligi, iga kuu pidin 150 maksma ja temal oli veel kallim versioon, vist 250 € kuus, et nagu teha seda online ettevõtlust, et koolitada, õpetada, aidata inimesi läbi nõustamise, coach imise, konsultatsioonide. Ja siis ma avastasin System.io, siis ma soovitasin talle ka ja tema ka kolis ümber. Sellele, et kui Kajaabis maksis 250 € kuus, siis täna maksab lihtsalt 50 kõik. Reaalselt ja saad tasuta alustada, ongi, et algajale tasuta, kui sa oled mingi retsproff. Väga hea, mina ise kasutan sellist versiooni, kus on 14 € maksan kuus. Mõtle, YouTube küsib sult 14 € kuus selle eest, et sa vahiksid seda. Kõik saad lihtsalt sealt infi. Netflix küsib mis iganes 10 €. System.io platvorm laseb sulle ettevõtet luua, tasuta alustada. Ja kui tahad natuke rohkem paremaid asju, siis maksad 14 € kuus, saad aru. 150 € aastas, nagu saad aru, inimesed ei saa aru päris paljud sellest, nagu, et kuidas see võimalik on. Jälle mingi pettus, mingi skäm, kõik kardavad seda nii hullult täna. Ma saan aru ka miks, sest inimesed ei hari ennast ja siis petetaksegi, nagu öeldakse. Need ennast täis snoobid, et lollidelt tulebki raha ära võtta ja nad võtavadki. Nad lihtsalt võtavad. Neid absoluutselt ei huvita, kes ja kuidas sa oled, kui raske sul on. Aga lõpuks me oleme ise süüdi, kui me ei õpi, on ju. Mina olen alati seda ütlenud. Kui sulle tünga keeratakse, sa oled ise süüdi, sest sa oled loll. Solvu, kui tahad. Käivitu, kui tahad. See on tõsi. Sinu loovus, sa väärid õrnust, mitte tehnilist stressi ja ma tean, kui haavatav on see hetk, mil sa paned oma siseilma kursuse või e-raamatu vormi ja siis sa tahad, et inimesed aru saaksid, mida sa pakud, sa tahad, et sind märgatakse, sa tahad reaalselt aidata. Ja viimane asi, mida sa sellel hetkel vajad, on võlts mingi või võitlus ingliskeelsete foorumite või ma ei tea, purunenud linkide ja skämmerite ja asjadega, on ju. Ja mina tahangi siis ulatada sulle käe, nagu ma oleksin tahtnud, et keegi oleks mulle 8 aastat tagasi käe niimoodi ulatanud, nagu mina seda praegu teen. Mulle ulatati käsi niimoodi, et mulle löödi 3000 € koolituse teema nagu selga. Ja nüüd see sama koolitus, see sinu lugu loeb, sinu sõnum Eestile kursus. Mul on nüüd siis see laetud System.io platvormile. Kui sa selle, et 24 või 25 inimest reaalselt tulid, läbivad seda kursust praegu. Ja ma lasen neid samu õppetunde YouTube'i kanalil ka siin järjest. Iga pühapäev õhtul või hommikul kell 7 tuleb välja üks video sellelt kursuselt. Tasuta jagan ja annan ära selle. Ma ise maksin sellest 3 tonni. Niuke naiivitar, loll, idikas olengi, aga näe, ma tegin selle ära
ja nüüd ma saan seda jagada ja ma olen ise seda kõike kasutanud ja see kõik töötab. Lihtsalt on vaja nii-öelda leida iseenda sees julgust, on vaja õppida ennast tundma nii. Point on see, mul isiklikult on automatiseeritud 4 kuuks töö ära. Niimoodi, et ma ei pea interneti taha tulema. Iga pühapäev tuleb välja YouTube'is video kursusest. Selles videos ma ütlen, vaata video kirjeldusse, seal on lingid, vajuta sinna mõnele lingile. Need on mul valmis tehtud, inimene läheb, vajutab lingile, annab oma nime ja aadressi, kui ta annab, siis automaatselt käivitub emaili kampaania, kus ma räägin täpsemalt, lühemalt kõikidest nendest asjadest. 21 päeva järjest tuleb email, iga päev tutvustab seda kõiki asju. See ongi see automatiseeritud müügimees nii-öelda. Ja mul on reaalselt 4 kuuks töö tehtud. Nagu saad aru, see ongi selle online ettevõtluse nagu pärl ja kuld, millest paljud aru ei taha saada, aga see on ometi tõsi. Ma olen nagu mitu korda nii teinud, aga nüüd ma siis ongi, et ma nüüd kolisin jälle sellele Süsteemi.io platvormile, terve talve aega nägin aega ja kuna nüüd on suvi tulemas, on mul nagu tehtud suur töö ära. Ja ma olen loonud siis veel eraldi Süsteem.io Stardika. See on eestikeelne samm-sammuline ja siis selline selles mõttes aus minu moodi teejuht, et me ei õpi seal lihtsalt nuppe vajutama, et näe nüüd kliki siia või siia, kuigi ma täpselt nii ütlen. Me ehitame selles mõttes inimesele või sinu ärile siis selgroo, mis toetab su loovust, mitte ei kurna su rahakotti. Sest nagu ma ütlen, sa saad tasuta alustada, aga ma soovitan võtta see 14 € alustuseks, kuumaksupõhine või siis 150 € maksad aastas. Terve aasta aega on aega mängida. Platvormi enda eest. Mina küsin selle kursuse eest 99 € lihtsalt. Võta, vaata, õpi. Reaalselt. Lihtne. Ja see toimib. Nii, Süsteemi.io lubab sul alustada siis täiesti tasuta kuni 2000 kontaktini, ilma igasuguste peidetud garantiimängudeta, vaid ongi päris õiglane ja täiesti selline loogiline. Selles mõttes siis, kui sa oled üks selline online ettevõtluse nõustamise, juhendamise, coach imise, konsultatsioonide koolitaja, mis iganes selline inimene, või sa tahad seda teha, et siis reaalselt sul on see võimalus nagu astuda sellesse kohta, teha seda asja. Ja kui sa juba teed, siis sa saad nagu üle minna või siis vähemalt uurida. Ja ei pea ostma seda koolitust, minu käest ei pea ostma, sest et platvorm on ingliskeelne, kuigi ma olen nagu Süsteemi.io arendusmeeskonnaga rääkinud, et äkki nad teevad nagu eestikeelseks. Täitsa videokõne oli meil üks päev siin ja kirjutanud oleme, et ma olen nagu ettepanekuid teinud, et ma võiksin olla täiega kõige retsim Eesti partnerturundaja nende jaoks, aga Eestis kahjuks on nii palju inimesi, kes nagu tahavad selliseid asju teha, aga nad ei oska inglise keelt. Ja see on siis natuke raske. Aga jälle, mina ei ole süüdi, et inimesed ei oska inglise keelt. Igalühel on oma valikud, igalühel on oma koorem, mida kanda. Nii et siis sa ei pea seda kõike üksi tegema ja ränka vaeva nägema, vaid sa saad teha seda koos minuga. Ja sa ei pea olema reaalselt mingi IT-spetsialist, et olla edukas online ettevõtja, kuigi edu võtab aega ja see oleneb täiesti perspektiivist, mis asi on edu, on ju. Nii et selles mõttes on siis aeg lõpetada erinevate süsteemide kokkuliimimine ja alustada ehitamist süsteemis, mis on reaalselt nagu sinu poolel ja aitab sul seda teha. Ja videokirjelduses jälle, näed, teen video, see on see müügilehtri ülemine osa, ma teen video, ütlen, vaata videokirjeldusse, YouTube'is videokirjelduses on erinevad lingid. Seal on need võluriõpilase raamat, see okultismi sari, mis ma aasta aega tegin, 72 videot. Ma nüüd talve jooksul kirjutasin raamatu, see on tegelikult rohkem aega võtnud, aga nüüd on valmis. Kes tahab, saab minna ja osta. Ongi, see on müün seda, 20 € on hind. Ja jääbki e-raamatuks digitaalsel kujul. Kui sa tahad tulla sellele Sinu lugu loeb tasuta kursusele, tahad kiiresti kogu info kätte saada, näha kõiki töövihikuid, kõike seda kujundust, kõike seda minu loomingut, mis ma olen teinud, siis sa saad minna ja võtta selle. Loogi lihtsalt sisse ja hakka pihta.
kui sa kardad, et ma olen mingi pätt skämmer või midagi, siis oota siit YouTube'i kanalis. Iga nädal, iga pühapäev, kuni 21 juuni tuleb viimane video. Praktiliselt 4 kuud olen töö ära teinud, automatiseerinud, kõik on automaatne. Ja ma tahangi seda vabaduse poolt pakkuda teistele inimestele, et näed, see on võimalik, see on päriselt ka võimalik. Kui sa õpid, kui sa lähed ebamugavusse, kui sinul on tarkust ja teadmiseid, siis sa saad reaalselt neid asju teha, sa saad neid asju pakkuda, aga see on töö. See ei ole niimoodi, et teed valmis ja siis kohe plaks hakkab tulema, ei. Selle käigus toimub see energeetiline enesesageduse tõstmine, langetamine, enda uskumustega tegelemine. Ja nii edasi, nii edasi, edasi. Nii et videokirjelduses jälle mine ja vaata. Ja ma ei ole AI, aga ühtlasi ma kasutan teda. Ta aitab mind, ta on mu assistent. Maksan mis iganes 7 eurot kuus ja ta on mu assistent. Kogu minu Google asjade nii-öelda Google Drive, Google Gmail, Google Meets, Google Documents, Google Sheets, kõikide nende asjadega põhimõtteliselt saab ta mul aitab tegeleda. Jälle, online ettevõtlus, mõtle. Et see on see uus maailm, kus me juba elame, me oleme selles nii kaua aega elanud. Ja mingis mõttes me oleme nagu põhjakoristajad. Ja teisipidi ei ole sellepärast, et me elame siinpool maad. Et USAs on see juba kõik nagu suuresti ära solgitud ja mürgitatud see teema ja meie poole nagu jõuab. Aga kuna me oleme siin Põhjamaal, siis meil on teistsugune süda ja hing. Ja ainult noored on tegelikult need, kes petavad ja valetavad ja varastavad ja skämmerdavad. Minu vanusest tüübid seda ei tee ja samas teevad, sest ma olen ise ka saanud nagu petta. Sest mingitel inimestel lihtsalt nagu hinge ei ole või on neil see ahnusest ja ma ei tea, sellest mürgist nii pimestatud, et nad nagu petavad inimesi, aga mina ei ole see. Mina annaks kõik asjad tasuta ära, aga ma olen selle 8 aasta jooksul rohkem tundnud nälga just sellepärast, et ma tahan kõik asjad tasuta ära anda. Ja teisipidi siis ma olengi nagu treeninud enda publikut. Maiks annab kõik tasuta ära, räägib kogu aeg tasuta ja siis ongi, et nagu mis kurat tasuta, fuck nagu. Mulle lihtsalt meeldib teha seda. Nõme on nagu öelda, näed, tule, tasuta koolitus. Tule vaata tasuta mu YouTube'i videot nagu. Aga kahjuks on osa sellest mängust. Ja et inimesed on mingil tasandil niivõrd lambalikud, et neile peab ütlema. Tule kuula, tule vaata, mine vaata videokirjeldusse, seal on see ja see ja see. Palun laigi mu videot, palun kommenteeri midagi, palun aita mul oma sõnumiga kaugemale levida. Aitad mind, aitad sa teisi. Saad aru, me peame neid asju ütlema. Kui me ei ütle, siis inimesed ei tule selle peale. Nagu terav inimene tuleb, intelligentne inimene tuleb. Ta lihtsalt läheb, vajutab like, sest hea jutt, mulle meeldib see, ma tahan rohkem teada, vajutan like ja ma juba tean, et kui YouTube'i algoritm töötab niimoodi, et kui ma like vajutan, siis ta saadab mulle pärast veel, sellepärast mulle meeldib selline sisu, selline informatsioon. Ma tahan selle kohta veel teada, enne kui ma mingi otsuse teen või mis iganes midagi sellist on ju. Aga suur osa inimesi on lihtsalt, ongi rumalad ja selle vastu ei ole mõtet võidelda. Vaid lihtsalt las igaüks olla nii, nagu ta on ja teeme meie seda, mida me teeme. Ja ei ole mõtet põdeda. Või ennast vihata. Sellepärast, et sul on hästi palju huvisid või sul on hästi palju teadmiseid. Ja et sul on selline andmise, jagamise soov. Loominguline inimene. Picasso ei küsi luba, kas ma tohin maalida teiste inimeste käest. Ta lihtsalt joonistab ja paneb selle välja. Inimesed, kes raamatuid kirjutavad, nad lihtsalt kirjutavad valmis ja panevad selle välja. Kuule, kasvame koos kogukonna publik. Mis te arvate, kas ma tohin tasuta koolituse teha teile? Saad aru, see on naeruväärne, vaata. Aga kahjuks me elame sellises maailmas, et me elame erinevates inforuumides. On ju, erinevates inforuumides.
Mina olen 8 aastat elanud süvasalatarkustes, okultismis ja samal ajal online ettevõtluses ja siis ma olengi näinud seda maagiat, mismoodi inimestega manipuleeritakse. Psühholoogiliselt neid aju pestakse, programmeeritakse, sest inimloomus on programmeeritav, ei ole halb ega hea, on programmeeritav ja vastavalt sellele programmeeringule ehk siis inforuum, kus nad tulevad, vastavalt sellele on neil võimekus kas siis näha või mitte näha, olla julge või mitte olla julge, eks. Nii, see on see, mis ma teile öelda tahtsin. Ja täiega tänud, ma olen kohvi joonud ja sain just midagi valmis, ma olen veitsa niimoodi elevated, sest see on nii tuus. Mõtle, mul on juunikuuni on töö tehtud kõik, automaatne internetis. Ma saan ise minna puid lõhkuma. Tuus ju, ei ole tuus, on ju äge, come on. Me elame 21. sajandil ja tehisintellekt teeb need asjad veel järjest lihtsamaks ja lihtsamaks ja lihtsamaks. Ja see on ainult nagu rumal uskumus või arvamus või perspektiiv, noh, tehisintellekt ju, siis ta teeb ju kõik nagu ise ära ja meil ei ole vaja õppida teiste inimeste käest. Ma lähen nüüd ChatGPT-sse, küsin, kuidas seda, palun siis mine tee proovi. Ainult inimene, kes katsetab neid asju, saab aru, kui keeruline see on, sellepärast et ChatGPT või nende Gemini'de ja tehisintellektide, nendega tuleb õppida, kuidas suhelda. Kus sa õpid? Sa võid tema käest õppida. Aga see on nii pikk rada, palju targem on õppida inimeste käest, kes on teinud, kes on käinud. See on kogu aeg nagu see, et minus tekib teatud sorti kibestumus selle rumaluse vastu, nagu mis maailmas on. Ja teisipidi, ma saan aru, et kui me ei tea nagu seda, mida me ei tea, siis kõik, mis on võõras, me esimese hooga kardame. Lihtsalt kardame ja kõik. Ja siis me teemegi maha, süüdistame, käivitume. Oleme rumalad. Nagu me inimestena oleme. Okei, selline video. Videokirjelduses, minge palun vaadake. Palun vajutage like, palun aidake mind. Kirjutage kommentaaridesse, kas selline sisu, et ma niimoodi teen, kas see meeldib, millest te tahaksite, et ma räägiksin. Kui tahate perse saata, saatke perse. Kui tahate öelda, et Maiko, sa oled nii nunnu, siis öelge Maiko, sa oled nii nunnu. Aga olge aktiivsed, ärge vahtige lihtsalt. Ärge olge passiivsed tarbijad. See on mürgine. Vaid tegutseme ühel või teisel moel, aitame üksteist, kasvame koos. On ju? Okei, tšau, täiega ilusat päeva teile ja hoidke sabad rõngas, olge armsad edasi.